Tere, armas teeline! On hea meel jälle alustada uut mõtisklust ja tänane mõtisklus on järg Filippi kirja lugemisele ja arutamisele. Teksti loen alguseks Filippi 2. peatükist salmis 14 ja 15. Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata, et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seast te paistate nagu tähed maailmas. Seega Pauluse üleskutse filiplastele on: elage nii, et te paistaksite otse kui tähed pimeduses. Jumal käskis heeblastel sõnakuulelikud olla ja seda sellepärast, et sõnakuulmine on teie tarkus ja teie mõistus rahvaste silmis, kes ütlevad kõiki neid seadusi kuuldes: see suur rahvas on tõesti tark ja mõistlik rahvas. Mitu sajandit hiljem ütles Jeesus: mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Samuti ütles ta: teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Aga kuidas saame meie olla selline valgus? Ainult olles lähedases ühenduses Jeesusega. Tõelise valgusega, mis valgustab igat inimest. Nagu ütleb kiri filiplastele, on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand. Taevane valgus ja vägi on saadaval meile kõigile, kes oleme oma elu allutanud Jeesusele. Kuid liiga sageli me kas ootame, et Jumal teeks kõik ise ära, või jäävad oma ideed ja plaanid meile koguni ette. Just seepärast on Pauluse sõnad tänasel päevalgi nii aktuaalsed. Olles just esitlenud Jeesust kui täiusliku alandlikkuse ja Jumala tahtele kuuletamise eeskuju, võtab Paulus nüüd kõne alla filiplased. Ta kinnitab, et nad olid kuulekad Issandale pärast seda, kui võtsid vastu evangeeliumi sõna, ning kutsub neid olles üles jätkuvalt kuuletuma. Kui Paulus on esitanud eeskuju Kristuse elust ja ristist kui lunastusteest, pöörab ta nüüd otsemat tähelepanu sellele, kuidas see kõik tegelikkuses toimib. Aga loeme meiegi nüüd Filippi 2. peatükist. Nõnda siis, mu armsad, otse kui te ikka olete olnud sõnakuulelikud mitte üksnes nagu siis, kui ma olin teie juures, vaid ka nüüd veel rohkem minu ära olles. Nõudke oma päästet kartuse ja värinaga, sest Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea meele järgi. Mida peab Paulus silmas sõnadega valmistage endile päästet uues tõlkes või nõudke oma päästet, millest praegu lugesin? Kuidas selline asi käib? Kellelt seda nõuda? Paulus ei kuuluta neis 2 salmis teistsugust evangeeliumi kui see, mis joonistub välja tema kirjas roomlastele ja teistes epistlites. Võime olla kindlad, et tema siinne sõnum on kooskõlas usust õigeks mõistmise evangeeliumiga, mida ta jutlustas ka Filippis ja teistes kohtades. Kuid tähtis on võtta arvesse seda, mida kogu piibel antud teemal räägib, eriti just lunastamise teemal. Rooma 3. peatükis saame lugeda: sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma, ja nüüd tuleb see tähtis osa, ning mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses. Niisiis õigeks mõistmine ei ole minu tegu, vaid see on Jumala tegu, kes teeb seda täiesti muidu oma armu tõttu lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses. Kuid veel Rooma 5. peatükk, ent Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime. Seega siis, kui me üldse ei mõelnud Jumalale, ajasime oma rada. Või Efeesuse 2. peatükk, sest teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see pole mitte teist enestest, see on Jumala and, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda, sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes.
ja teine piiblitõlge eesti keeles ütleb, sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Niisiis Jumal on loonud meid milleks, et me teeksime häid tegusid Jeesuses Kristuses. Ilma kahtluseta on lunastamine Jumala töö ja meie ei saa mitte mingisugust au selle eest enesele võtta. Samuti on ka usk and Jumalalt. Sellele julgustab püha vaimu tegevus igapäevaselt. Oma teod ei saa meid päästa, kuid uussünni tulemuseks on teistsugused teod, sest Jumal on meid uueks loonud. Jumala vaim tegutseb meis, tugevdab meie tahet valida seda, mis on õige, panna vastu kiusatustele ja langetama õigeid valikuid. Niisiis valmistame seda, mida Jumal meist teeb, kartuse ja värinaga. Kas see tähendab Jumala kohtuotsuse kartmist meie sageli nõrkade kuuletumispüüetlede pärast? Muidugi mitte. See väljend viitab Jumala kohalolu tajumisele ja meie vajadusele olla temale sõnakuulelikud. Niisiis sõnum oli, paista otse kui täht pimeduses, selles maailmas, mis on mähkunud pimedusse. Efeesuse 2. peatükk ütleb, tehke kõik nurisemata ja vaidlemata, et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seast te paistate nagu tähed maailmas, pidades kinni elu sõnast. Nii saan kiidelda Kristuse päeval, et ma ei ole tühja jooksnud ega tühja vaeva näinud, ütleb apostel Paulus efeeslastele. Teha kõike kaeblemise ja vaidluseta. Kas on see üldse võimalik? Kas suudad ette kujutada maailma ilma kaeblemise ja vaidlusteta? Kas sa suudad ette kujutada sellist riiki, sellist kodu? Miks me kaebleme ja vaidleme? Me kurdame vastumeelsuse, rahulolematuse pärast ja kui me pole nõus, siis me vaidleme. Kaeblemisega on selline lugu, et see kujundab mõttelaadi. Mõtteprotsessid on sõna otseses mõttes ajurakud, mis järgnevad üksteisele teatud mustri järgi. Seda tugevdatakse nende valjuhäälse väljendamisega ja seejärel kordame seda kaebamismustrit, mis tugevdab seda närvirida. See muutub tahkeks, kristalliseerub. Ja üks seadus ütleb, et koos töötavad rakud moodustavad ühenduse. See põhimõte selgitab, kuidas närviühendused korduva aktiveerimise kaudu tugevnevad. Kalduvus negatiivsuse poole muudab tulevase kaeblemise tõenäolisemaks. Aja jooksul on negatiivne olemine lihtsam ja loomulikum kui positiivne. Kaeblemisest saab vaikimisi käitumise tava. Aga kuidas on lood vaidlustega? Laboriuuringud on näidanud, et partneritel, kes on konflikti ajal käitusid rohkem negatiivselt ja vähem positiivselt, näiteks kritiseerisid teineteist või taandusid vestlusest, oli kõrgem kortisooli tase kui nende vähem negatiivsetel ja positiivsematel partneritel. See võib viia madala südame löögisageduse varieerumiseni, mõjutab mitmeid regulatiivseid süsteeme organismis. Konflikt võib muuta kardiovaskulaarset ja immuunsüsteemi funktsiooni. Ja taanlaste uuringu kohaselt sagedased konfliktid, mis tahes tüüpi sotsiaalsete suhetega, olid seotud 2–3 korda suurenenud suremuse riskiga. Kas Paulus ütleb siin, et me ei tohiks kunagi milleski eriarvamusel olla? Ma ei usu, et see nii on. Kui mõni abielupaar ütleb mulle, et nad ei tülitse kunagi, siis ma pean tunnistama, et mul tekib vägisi mõte, kes on siis sussialune. Kes neist siis tegelikult manipuleerib? Ma loodan,
et nad ei püüa väita, et nad ei tülitse kunagi, vaid et nad on õppinud, kuidas ilma tülitsemata eriarvamusel olla. Meile võib miski mitte meeldida ilma pimedust loomata, teineteist süüdistamata või kahjustamata, kuid see ei tule loomulikult ja kahjuks vähesed meist õppisid kodudest, kus me üles kasvasime, tervislikke võitlusreegleid. Aga nüüd siin mul on valmis pandud piibellikud võitlus ehk siis tülireeglid. Õpetussõnad 30 peatükk. Sest piima kirnumisest saab võid, nina nuuskamisest tuleb verd ja viha õhutamisest puhkeb riid. Enne kui inimesed plahvatavad, tekib pinge. Kuidas me saame survest vabaneda, et ei tekiks tüli, võid ja verd? Ma ei usu, et lahendus on selle pudelisse toppimises. Esiteks, enne kui suust sõnad tulevad, hinga sügavalt sisse. Palveta, lase aur ehk õhk välja, võta aega oma hinge häälestamiseks, vii end välja sümpaatilise närvisüsteemi reaktsioonist, kus me tahame võidelda tugevate ja raevukate sõnadega, põgeneda ja toast välja tormata või vaikida, telefon käest ära panna, sõnumit ignoreerida või hirmuda, kaitse ennast. Vaiki ja usalda oma juhtum oma taevase advokaadi kätte. Õpetussõnad 22 ütleb. Aja minema pilkaja, siis kaob tüli. Jah, vaikib riid ja etteheide. Aja minema eesmärk tüli võita. Teine põlglikult paika panna. Me kõik teame, et see suhetes hästi ei tööta. Loo eesmärk, milleks on side. Ma tahan selle inimesega ühendust luua ja teda ära kuulata. Ma ei pea tundma end ohustatuna. Mul ei tee paha püüda teda mõista või tema vaatenurka tunnustada. Õpetussõnad 29 jätkab. Vihapidav inimene õhutab riidu ja raevutsejal on palju üleastumisi. Kontrolli oma emotsioone ja hääletooni, kui oled sattunud tülli. Kui sa seda ei suuda, siis oota, kuni sa tahad ja suudad. Jakobuse 1. peatükk ütleb, igaüks olgu kiire kuulma, pikaldane rääkima ja pikaldane vihastuma. Kõrv on sulle ju loodud, milleks? Kuula! Kelle käes on telefon või mikrofon? Kust see inimene tuleb? Ma tahan sind ära kuulata. Tahan, et sa tunneksid, et mind kuuldakse. Selle asemel, et minu sõnad oleksid vastus, alustan ma sellega, et ütlen teisele, mida sa kuulsid teda ütlemas. See ei ole see, kui me oma lahkarvamust sõnadesse paneme. See on järgmine samm. Oma vaatenurga suhtes ole enesekindel. See on see koht, kus sina saad mikrofoni. Samal ajal kui teine kuulab ja ütleb sulle, mida ta kuulis. Kuid seda ainult lugupidamisega. Meie issand näeb ja vaatab südamesse. Üks hea asi, mida lahkarvamuste korral teha, tuvasta põhiprobleem. Mõnikord on tuum väga erinev lahkarvamuse tegelikust teemast. Tuvasta taust, seega siis põhjus, miks inimene on nii ärritunud. Meil on loomupärane süüdistada. Loomupärane olla lugupidamatu koguni põlgusega ja lõpuks vaidlema hakata, kui meie Jumala väe läbi oma meelte ja keele üle ei õpi, kuidas saada laitmatuteks ja puhasteks, Jumala lasteks ilma vigadeta kurja ja pahelise sugupõlve keskel, kelle seast te särate otse kui tähed maailmas. Milline kontrast! Kui mõtleme ilmalikkusele, kipume keskenduma välistele asjadele. Välimusele muidugi, aga kaeblemine, vaidlemine, kriitika, õelus, inetused iseloomus
ehk alustaksime hoopiski nendest asjadest. Paulus räägib oma kirjas ohverdusest. Kui Philippi kirjas Paulus tajub hukkamise võimalikkust, mitte selle kindlust, siis kontrastina teise Timoteuse 4. peatükis näeb Paulus selgelt oma surma peatsena. Ta ütleb, ma olen võidelnud head võitlust. Aga kõigele selle vaatamata Pauluse kõnetoon filiplastele on rahulik, rõõmus, ohverdav, mitte kurb. Ta näeb oma vangistust osana oma ohvrist Kristusele. Kuidas me leiame ohvri terminoloogiat kirjas filiplastele? Paulus kasutab templi keelt, eriti ohvrite ja joogiohvrite kohta käivat keelt. Ta raamib oma kannatusi rõõmsa ohvrina. See ei ole mitte juhuslik, see on teadlik pühendumine Kristusele. Ta julgustab kogudust nägema Kristuse pärast kannatusi püha teona, mitte tragöödiana. Pauluse taust on joogiohvrid ja ohvrirituaalid. Joogiohvri definitsioon on vedeliku ohverdus, sageli kasutati selleks veini, mis valati issanda ette. Pühendumise, alistumise ja Jumala ees austamise sümbol. Kuid sellel on ka väärtõlgendus pärit meie loomulikust lihasest loomusest. Kõrvalseisjad võivad joogiohvrit pidada raiskamiseks. Vedelik, mis valatakse jutumärkides ilma asjata. Pühakiri raamib seda väärtuslikku jumalateenistusena. Sa pakud midagi väärtuslikku, sest Jumal on kallim kui see, millest sina loobud. Paulus näeb oma elu joogiohvrina, valatuna Kristuse eest. Teised tõesti tema kõrval võivad pidada seda raiskamiseks. Miks oma elu sellega raisata? Kuid Pauluse arvates on see jumalateenistuse ja pühendumise akt. Kuidas aga pühakiri ohverdust näeb? Ohverdus ei tähenda alati surma. Paljud templiteenistuse ohvrid hõlmasid elu, pühendumist ja tänu, mitte verevalamist alati. Kuid lõplikul ohvril on sageli hind ja selleks on tapetud tall. Altari rituaalid, millegi väärtusliku loovutamine. Paulus tunnistab jüngriks olemise hinda, kuid rõhutab rõõmu, mis kaasneb enese andmisega Kristusele. Ja Paulus räägib sellisest asjast nagu elavast ohvrist. Ta toob piibli kujunditesse hoopis uue dimensiooni. Kristuse eest suremise asemel rõhutab Paulus Kristusele elamist. Ta ütleb, esitage oma ihud elava ohvrina, pideva pühendumisena. Ja see tähendab igapäevast alistumist, igapäevast kuulekust, igapäevast suremist iseendale ilma füüsilise surmata. Vaatame, kuidas muudes lugudes on see nähtav. Näiteks Peetrus oli aias koos Jeesuse ja sõpradega. Peetrus oli valmis Kristuse eest surema. Ta haaras mõõga, et kaitsta oma issandat. Aga Peetrus polnud veel õppinud, kuidas Kristusele elada, kuidas olla kuulekas, kuidas usaldada Jumala plaani. Oma elu lõpetas Peetrus nii, et ta suri Kristuse eest. Aga temale elamine oli esimene õppetund, mida ta õppis. See näide näitab erinevust dramaatilise ohverduse vahel, mis on valmis surema, ja igapäevase ohverduse valmiduses elada ustavalt nende kahe vahel. Piibel ei mõõda ohverdust surma, vaid pühendumusega. Paulus näitab, et Kristusele valatud elu ei lähe kunagi raisku. Meie ohvrid, aeg, energia, meie maine ja meie ressursid
on tähendusrikas Jumala teenistus. Tänane üleskutse on sama. Kas sina elad esmalt ohvrina? Kui vaja, kas sa sured Kristuse eest? Tõeline ohver on Kristuse hindamine kõrgemaks kõigest, mida maailm isegi väärtuslikuks peab. Paulus räägib meile, et ohverdus ei ole traagiline. See on püha. Jeesusele jutumärkides valatud elu on kõige väärtuslikum asi, mida usklik saab eales oma issandale pakkuda. Aga nüüd ma tahaksin küsida, miks sa arvad, miks räägib Paulus oma Filippi kirjast Timoteusest nii positiivselt ja pikalt? Loeme Filippi 2. peatükist. Ma loodan issandas Jeesuses Timoteuse varsti läkitada teie juurde, et ka minul oleks hea meel teada saada, kuidas teie käsi käib. Sest mul pole kedagi muud nii üksmeelset minuga, kes nõnda tõsiselt hoolitseks teie eest. Sest nad kõik otsivad eneste oma, aga mitte seda, mis on Kristus Jeesuse oma. Aga tema ustavust te teate, sest nagu laps oma isaga, nõnda on ta minuga ühes töötanud evangeeliumi kasuks. Teda ma loodan nüüd läkitada niipea, kui näen, kuidas minu asi areneb. Kuid Paulus ütleb veel midagi. 1. Korintuse 4. peatükk, otse sellepärast ma läkitasin teile Timoteuse, kes on mu armas ja ustav poeg issandas. Tema tuletab teile meelde minu teed, mida ma käin Kristuses Jeesuses, nõnda nagu ma igal pool koguduses õpetan. Või 2. Timoteuse 1. peatükk, kui mulle meenub sinu silmakirjatsematu usk, mis enne elas sinu vanaemas Loises ja sinu emas Euniikes ja nüüd, nagu ma olen veendunud, elab ka sinus. Niisiis see, kuidas sina elad, see võib ja elabki sinu järeltulevates põlvedes. Loeme edasi Filippi 2. peatükis, aga tema ustavust te teate, sest nagu laps oma isaga, nõnda on ta minuga ühes töötanud evangeeliumi kasuks. Ingliskeelne üks tõlge ütleb väga kaunilt, tema iseloom on tõestanud, kes ta on. Iseloom on inimese moraalne ja vaimne omadus. See, kes sa oled siis, kui keegi sind ei näe. See on sinu mõtete, väärtuste, motiivide, hoiakute ja tegude summa, mis näitab, milline inimene sa tegelikult oled. Aga siin on veel üks mõiste, mis on reputatsioon. See, kelleks inimesed sind peavad. Ja siis tuleb iseloom. See, millisena Jumal sind teab. Mida pühakiri selle kohta ütleb? Rooma 5. peatükk, kannatlikkus saadab püsivuse ja püsivus lootuse. Jakobuse 1. peatükk, õnnis on mees. Laiendame seda mõistet. Õnnis on inimene, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mil issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Ja õpetused 22 ütleb, aus nimi on kallim kui suur rikkus. Tõeline kristlik usaldusväärsus ei teki üleöö. See tõestatakse aja jooksul. Evangeelium esitab üleskutse elule, mis peab vastu katsumustes ja särab järjepidevuses. Paulus räägib vaimsest poja seisusest, teenimisest harmoonias, mitte konkurentsis, et nagu poeg oma isaga. Ja Paulus mõistab selle all seda, et kirjeldab vaimset sugulussuhet, mitte hierarhiat. Timoteus teenis Pauluse kõrval nagu poeg, kes teenib koos armastatud isaga. Lugupidav, õpihimuline ja lojaalne. See kujund näitab sügavat kiindumust ja usaldust, mis on sündinud ühisest eesmärgist. Aga kuidas pühakiri sellest räägib? 1. Korintuse 4. Ma saatsin teile Timoteuse, kes on mu armas ja ustav laps issandas.
2 Timoteuse 2. Saa siis vahvaks, mu poeg armus, mis on Kristuses Jeesuses. Ja prohvet Malakia ütleb 3. peatükis, et issand pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega. Kuningriigi teenimine edeneb mentorluse, mitte rivaalitsemise kaudu. Jumala töö edeneb, kui küpsed usklikud panustavad ligimestesse ja nooremad teenivad alandlikult ja lojaalset. Paulus räägib Timoteuse puhul jagatud teenimisest. Nad olid ühendatud evangeeliumi töös. Tema teenis koos minuga evangeeliumi töös. Mida see tähendab? Timoteos ei olnud pealtvaataja, ta oli kaastööline Kristuse kuulutamisel. Ja see väljend teenis koos minuga peegeldab meeskonnatööd ja jagatud koormat. Nende ühtsus missionis peegeldas Kristuse ja tema jüngrite ühtsust. Ja pühakiri ütleb, sest me oleme Jumala kaastöölised, meie kõik. Ainult käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt, Filippi 1. peatükk. Ja Jeesus ütleb Markuse 10. peatükis, kes iganes teie seast tahab olla esimene, olgu kõigi sulane. Teistega koos evangeeliumis teenimine ehitab üles iseloomu, süvendab ühtsust ja edendab Jumala riiki. Vaimuliku küpsuse tõeline mõõdupuu ei ole positsioon, vaid partnerlus missionis. Filippi 2. peatükk salm 22 tuletab meile meelde, et tõelist kristlikku teenimist iseloomustab tõestatud iseloom, alandlikud suhted ja ühine pühendumus evangeeliumile. Nagu Timoteos on iga usklik kutsutud teenima ustavalt koos teistega. Kõigepealt olema lojaalne Jumalale ja siis lojaalne üksteisele armastuses. Jumal on täielikult tõemeelne, ustav ja puhas ning tema rahvas on kutsutud peegeldama tema olemust. Kui usklikud elavad ausameelselt, näitavad nad maailmale, milline on Jumal. Usaldusväärne, järjepidev ja õiglane. Ausameelsus ei ole lihtsalt õiguse tegemine. See on õige olemine seesmiselt, mida näeb Jumal. Ausameelsus on Kristuse iseloom, mis peegeldub käitumisest. Ausameelsus loob usaldust ja usaldusväärsust. Rooma 12. peatükk ütleb, ärge tasuge ühelegi kurja kurjaga, mõtelge ikka sellele, mis hea on kõigi inimeste suhtes. Inimesed usuvad Kristuse sõnumit, kui nad saavad sõnumi toojat usaldada. Kristlase ausus annab usaldusväärsust tema tunnistusele ja mõjule. Aususe puudumisel kõlab isegi tõde, mida me räägime, veits õõnsalt. Meie iseloom on kõige vallim jutlus, mida me kunagi kuulutame. Ausus kaitseb südametunnistust ja toob rahu. Hebra 13. peatükk ütleb, palvetage meie eest, sest me oleme veendunud selles, et meil on hea südametunnistus ja me tahame kõiges käituda kaunisti. Ausalt elamine kaitseb sind süütunde, häbi ja silmakirjalikkusest tuleneva sisemise konflikti eest. Kui sinu teod on kooskõlas sinu uskumustega, jääb su süda Jumala ees rahus püsima. Ausus on vaimne soomusrüü. See hoiab sinu hinge vabana topeltelu raskusest. Puhas südametunnistus on üks ausa elu suurimaid hüvesid. Ausus tugevdab koguduse tunnistust maailmale. Mattuse 5. peatükk ütleb, nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie isale, kes on taevas. Maailm jälgib, kuidas kristlased elavad. Kuid usklikud elavad ausameelselt, tööl, teenimises ja eraelus, tõmbavad nad
teisi Kristuse poole. Aga kui kristlased teevad kompromisse, kahjustab see koguduse tunnistust. Jumala rahva ausameelsus muudab evangeeliumi usutavaks. Maailm õpib, kes Kristus on, selle kaudu, kuidas tema järgijad elavad. Ja nüüd kokkuvõtte 4 põhjust, miks kristlik ausameelsus on niivõrd oluline. See peegeldab Jumala iseloomu ja ilmutab Kristust meis. See ehitab usaldust ja usaldusväärsust, tugevdab tunnistust. See kaitseb südametunnistust ja toob rahu, säilitab sisemise rahu ja see tugevdab koguduse tunnistust. Kuid Timoteus ei olnud ainukene Pauluse kaastööline. Paulus oma kirjas räägib ka Epafroditusest. Ja siia mul 8 kokkuvõtet Epafrodituselt ja kuidas me peaksime Kristuse ihus ehk siis koguduses ehk siis osaduskonnas lävima. Filippi 2:25. Ma olen pidanud vajalikuks saata teie juurde vend Epafrodituse, oma kaastöölise ja kaasvõitleja, teie saadiku ja minu vajaduste eest hoolitseja. Nimi Epafroditust me kohtame ainult Filippi kirjas. Epafrodituse puhul on tegemist paganast usku pöördunuga. Nimi viitab paganlikule Afrodite kultusele. Toonane kultus keskendus armastusele, ilule, viljakusele ja pühale prostitutsioonile. Näitab, et ta pöördus tegelikust paganlusest. Ja üks ingliskeelne tõlge ütleb niiviisi, samal ajal mõtlesin, et peaksin Epafrodituse teie juurde tagasi saatma. Ta on tõeline vend, kaastööline ja sõjamees. Ja ta oli teie käske all, kes aitas mind minu hädas. Ta vahendas Pauluse sõnumeid Filippi kogudusele. Ta haigestus Paulusega koos olles. Nüüd saadeti ta tagasi filiplastele koos Pauluse kirjaga koguduse jaoks. Niisiis, selle mehe kohta Paulus kasutab erinevaid tiitleid, kui nii tohib väljendada. Esiteks ta oli vend, lunastatute perekonnas. Ja esimene kokkuvõte, meie minevik ei määra meie kohta Kristuse ihus. Epafroditos oli pärit paganlusest. Kuid Paulus kirjutab Galatlaste 3. peatükis, ei ole siin juuti, ei ole kreeklast, ei ole siin orja, ei vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. 1. Johannes 7. peatükk ütleb, aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus üksteisega ja Jeesuse Kristuse tema poja veri puhastab meid kõigest pattudest. See on eesti keeles osadus. Teine sõna, mida ta kasutab selle oma kaastöölise kohta, ongi sõna kaastööline. Aktiivne teenistuse töötas õlg-õla kõrval apostliga. Ja siit teine kokkuvõte. Staatus ei kuulu Kristuse ihusse. 1. Korintuse 12. peatükis räägitakse andidest Kristuse ihus. Vastastikune hoolitsus, ükski osa ei ole teisest üle. Ei ole lõhesid, vaid võrdne üksteise eest hoolitsemine. Puudub üleoleku tunne. Silm ei saa öelda käele, ma ei vaja sind. Jagatud kannatused ja rõõm, üks liige kannatab või rõõmustab, kõik kannatavad ja kõik rõõmustavad koos. Ta ütleb veel oma kaastöötajast, et ta on kaasvõitleja. Ta on raskustes vastu pidanud. 3. kokkuvõte. Vastupidavust ilmestab Kristuse ihu. Epafroditus, kes oli valmis oma eluga riskima, et evangeeliumi levitada,
sest Kristuse töö pärast oli ta surma äärel, kinnitab Paulus. Teise Timoteuse 2. peatükis öeldakse, sina pead siis taluma raskusi nagu hea Jeesuse Kristuse sõdur. Teie käskjalg tõi Philippi kogudest Paulusele tema vangistuse ajal abi ja konkreetselt ka raha. Paulus kirjutab 4. peatükis filiplastele, mul on külluslikult, ma olen saanud Epafrodituse käest selle, mis teilt on saadetud, hea lõhnaga ohvri, mis on Jumalale meelepärane. Teadupärast toit, riided, voodipesu või muud esmatarbekaubad, mida Rooma vangid vajasid, osteti nende endi kulul või tõid neile perekond või sõbrad. Philippi kogudus rahuldas Pauluse vajadusi rohkem kui ükski teine kogudus. Ja siit 4. kokkuvõte. Kristuse ihus ilmneb teiste eest hoolitsemine. Paulus räägib oma kaaslasest kui teenijast, kes näitas üles alandlikkust ja praktilist hoolitsust. Philippi 2. peatükis näitab Kristuse järgijate alandlikkust. Ja 5. kokkuvõte ongi, alandlikkus ilmneb Kristuse ihus. Sest ta igatses teid kõiki ja oli kurb, et te olite kuulnud tema haigusest. 6. kokkuvõte, armastus ilmneb Kristuse ihus. Epafroditus igatses oma Philippi vendi ja õdesid. Philippi 2. peatükis loeme, sest ta oligi surmani haige. Aga Jumal halastas tema peale, mitte ainult tema, vaid ka minu peale, et mul ei oleks kurbust kurbuse peale. Seepärast ma läkitasin ta veelgi innukamalt, et te teda nähes võiksite rõõmustada ja minul oleks vähem kurbust. Jumal säästis Epafrodituse elu ja tervendas tema. Paulus oli tänulik, et ta pääses armastatud töökaaslase kaotuse leinast. Paulus saatis Epafrodituse Philippi uskli juurde selle kirjaga. See näitab Pauluse isetut olemust. Ta saadab kellegi, kes teda aitas kogudusse, milline teda vajas. 7. kokkuvõte. Isetus ilmneb Kristuse ihus. Võtke ta siis vastu, issandas kõige rõõmuga, ja pidage selliseid mehi kalliks, ütleb Paulus. Sest Kristuse töö pärast oli ta surma äärel, hoolimata oma elust, et täita seda, mis teil minu heaks tehtavast teenistusest puudu jäi. Paulus pidas vajalikuks saata Epafroditos tagasi Philippi kogudusse. Sõna, mis on eesti keeles tõlgitud kalliks, isikuks, omab mõningaid varjundeid. Kallis, kõrgelt hinnatud, kallihinnaline. See sõna konkreetselt esineb 5 korda Uues Testamendis. Näiteks 100-meheline pealik hindas oma sulast väga kõrgelt Luuka 7. peatükis. Ja Jeesus õpetab meid Luuka 14. peatükis, kui sind keegi on kutsunud pulma, siis ära istu kõige aulisemal kohale, sest võib-olla on keegi kutsutud sinust auväärsem. Siis Jeesusest räägitakse 1. Peetruse kirjas kui kallist nurgakivist. Jälle sama sõna. Epafrodituse ohvrimeelsus ja evangeeliumi teenistus. See oli kallihinnaline, kõrgelt hinnatud, kallis. Ja 8. kokkuvõte ongi see. Ohvriteenistus määratleb Kristuse ihu. Ja lõpetuseks nüüd kokkuvõte neist 8 järeldusest Epafrodituse kohta. Esiteks, meie minevik ei määra meie positsiooni Kristuse ihus. Teiseks, staatus ei kuulu Kristuse ihusse. Kolmandaks, vastupidavus ilmneb Kristuse ihus. Teistest hoolitsemine ilmneb Kristuse ihus. Alandlikkus ilmneb Kristuse ihus. Armastus
ilmneb Kristuse ihus. Isetus ilmneb Kristuse ihus. Ohvriteenistus määratleb Kristuse ihu. Aga sina saad olla üks osa neist. Peatse kohtumiseni, õnnistatud nädalat sulle. Jumal olgu sinuga.